on järgmised esinejad juba ootel, keda oli isegi natuke raske siia lavale saada, sest siin ees käib nii suur selfide tegemine. Aga järgmine tund kuulub Kristel Aaslaiule ja ta tuleb siis räägib ka noorte vaimsest tervisest oma nurga alt ning Kristelile hakkavad siin laval sekundeerima siin kenal diivanil veel 3 inimest. Hedvig Madisson, kes on kogemusnõustaja, ja Kalev Pihl, keda te juba tunnete väga hästi. Talle ka veel üks aplaus siis. Ja samamoodi jään ka mina siia istuma, nii et Kristel, ole hea, lava on sinu päralt. Päris õudne on. Kõigepealt ma tänan minu austatud abimehi. Kõigepealt ma arvan, et paneme selle asja nüüd kohe paika, et kuna ma hakkan otsast peale, hakkan lihtsalt rääkima sellest, kuidas mul elus on olnud vaimse tervisega. Ja ma tegelikult natuke mõtlesin, et te olete siis natuke nagu kõik kutsutud minu siis teraapiatundi, et ma hakkan endast rääkima ja siis küsin enda kohta kohe siit, või siis kui te kogu aeg analüüsite jooksvalt, et no nii, oi, issand, seal on nii palju valesti. Et vaatame, kuhu me siis välja jõuame, mis otsuse te mulle määrate, kuhu ma minema peaks. Ehk siis, jaa, mina olen Kristel Aaslaid ja ma räägin siis täna vaimsest tervisest. Vaimne tervis on väga oluline asi, millest mul on tunne, et kas ei räägita piisavalt või kuidagi sellest minnakse kuidagi väga kiirelt üle. Ja üldiselt siis sellepärast, et kui sul on hing on haige, siis sellele nagu ei ole plaastrit. Et sa ei saa minna medõe juurde ja öelda, et mul on hing valutab või mul süda on kuidagi murdunud või et selle kohta siis see medõde ei ütle sulle, näe, võta need 2 tabletti ja siis võta siit seda sidet ja mässi enda midagi kokku ja kinni ja siis tunni aja pärast on parem. Et see ei ole üldse nii lihtne. Ja ma arvan, sellepärast ei oska ka sellest paljud inimesed rääkida. Vähemalt ma mäletan, kui mina olin noor ja mul järsku hakkas hästi halb. Ja ma ei osanud kunagi sellele nagu mingit seletust leida. Nüüd hiljaaegu ma rääkisin endast vanema inimesega, minu ema vanuses inimesega, kes ütles, et tema nooruse ajal oli täiesti okei või et nendel oli täiesti okei, et sa ei rääkinudki kunagi tunnetest või sellistest asjadest, et ema ja isa käisid tööl, laps käis koolis, kui nad kodus olid, siis me tegime kõik koos koduseid töid, mis iganes vaja oli teha. Ei olnud sellist asja, et ma nüüd olen kurb või et räägi, miks sa kurb oled. Sellist asja ei olnud. Ja ma sain aru, et see on temaga kandunud kogu aeg edasi, kuni nüüd siis väga küpsesse ikka välja. Ja mul läks väga kurb ja väga kahju, et tegelikult me ju peaksime vaatama endast vanemate inimeste poole, kui et nendel on ju kõik on ju välja mõeldud, kuidas elu käib ja nad teavad ju täpselt, mis on mis ja nad kõik on ju, nad teavad, kuidas elu elada juba. Ja järsku tuleb välja, et tegelikult on nii palju inimesi, kellel on hinges oppides on nii palju asju, mida pole üldse keegi kunagi puudutanud, mida nad ise pole puudutanud, nad on ise need kuskile ära peitnud. Ehk siis miks ma arvan, et miks tänane selline asi on hästi oluline, et me peaksime rääkima sellest, et me peame rääkima asjadest. Me peame rääkima, mis meie sees toimub. Me peame ütlema üksteisele rohkem, kui me seda praegu teeme. Et pigem me räägime kogu aeg, et nii rõõmus ja nii hea ja eriti Instagrami ajastul on, kõik on nii, ma käisin siin, mul on nii äge elu, kõik on nii, fantastiline, vau! Aga keegi ei näe ja siis sa
sa vaatad seda Instagrami feed'i ja oled nõnda, issand, kui äge, mul ei ole küll nii äge, ma ei tea, ma küll seal ei käinud, keegi mind kunagi sinna küll ei kutsu. Aga tegelikult selle piltide peal, enamus ajast on see pildi tegemine näeb välja selline, et inimesed on kuskile kohta jõudnud. Okei. Loodan, et keegi järgi ei tule mulle. Nii, ühesõnaga. Inimesed on kuskile kohta jõudnud ja see käib enamasti niimoodi. Kui teeme pildi või? Jaa, teeme pildi. Jumala hea pilt, oota, ma panen selle ülesse. Ja kõik. Kogu see retk, kogu see kõik on nagu enamasti selline, jah, ma ei ütleks emotsioonitu, kindlasti on, ma ei ütle, et kõik retked ja kõik pildid on niimoodi, kindlasti neid, nii tore, teeme pildi, nii tore, aga üldiselt on nagu see, et ma olen tähele pannud, et kui mul on hästi-hästi lõbus ja äge ja ma naudin täiega seda, mis mu elus toimub, mul ei tule meeldegi, et sellest nagu peaks pilti tegema. Et tihtipeale ma olen pärast sündmus, et ma oleks võinud pilti teha, aga samas mul on nii hea meel, et mul tuleb see pärast, järelikult mul oli täiega lõbus. Ja see ongi see, et ja siis me näeme neid highlight'e kõigile, näed, nii lõbuski, mul ei ole nii lõbus. Tegelikult on enamustel inimestel kogu aeg igav. Ja see on lihtsalt nii. Ja ma ei üldista küll, eks ju midagi, aga vaadates enamuste Instagrami tegevusi, siis nagu kellelgi ei saa olla nii lõbus ja nii äge elu, kui seal Instagramis paistab. Nii et see on üks asi, mille pärast me ka kõik tunneme ennast kuidagi kehvasti. Aga okei, see oli, ma nüüd tegin mingisugused üldistused ära, alustame siis minust. Ma arvan, et mul oli mingisugune põhikooli, ma ei tea, mitmes klass, kui ma tundsin järsku, et mul on hästi selline kuidagi must masendus tekkis ja ma ei teadnud, miks. Mul on lapsepõlv on olnud mega äge, mul oli täiega äge lapsepõlv. Mul oli koolis, ma sain enamasti kõigiga läbi. Alguses oli natukene selline, nagu ikka, algab vaikselt ja siis lõpuks ei saa pidama, aga ma sain enamasti inimestega läbi, ma ei mäleta, et mind oleks kiusatud, kui kiusati, ma kiusasin natukene vastu ja see oli pigem selline panemine, et ma vähemalt ei tundnud, et kunagi tagasi mõeldes ka, et keegi oleks mulle liiga teinud. Ühesõnaga, elu oli tore, vanemad on toredad siiamaani, pereelu väga vahva, kõik oli super. Aga millegi pärast ma tundsin ennast jube halvasti. Tundsin ennast kuidagi üksinda ja ma tundsin, et ma ei saa nagu kellegiga rääkida, et mul on sõpru ümberringi, aga ma ei saa mitte kellegiga rääkida. Mul on vanemad, kes tegelikult kuulaks mind alati ära, aga ma ei saa või ma ei taha või ma ei julge nendega rääkida, sest nad ei saaks must aru, sest nad on vanemad inimesed ja mis ma ikka, kui ma isegi ei tea, mis mul viga on, mida ma rääkima lähen, kuidas ma lähen ja ütlen, et mul on hästi halb olla, miks ma ei tea. Ja see mu enda peas tundus, et et kui ma ei tea, siis kuidas ma seda kellegile teisele selgeks teen. Ja siin ma küsingi teie käest kohe esimese asjana. Kui mul olid need mõtted, et ma teadsin, et midagi on pahasti, kõik oli ju hästi. Miks selline tunne võis tekkida? Või kust see võib üldse alguse saada? Või mida teha, kui sa tunned, et sul on nagu kehvasti, aga sa ei oska sellele nagu näppu peale panna, et mis asi see täpsemalt on? See on hea küsimus, on ju? Väga hea küsimus. Ma tean, ma küsin seda endalt ka, ma lootsin, et äkki täna siin aitame. Ma mõtlen, äkki Hedvig võib alustada. Ma kõigepealt ütleksin, et me teame, eks ole, et vaimsed haigused on ka haigused. Ja samamoodi nagu külmetus ei küsi sinu käest, et kas sul on toredad vanemad, kas sul on toredad sõbrad, kas sul on piisavalt raha ja kas sul on koolis head hinded. Depressioon ja ärevus ja sellised haigused ka ei küsi seda. Ja täpselt samamoodi, kui sul on väga raske mõelda, kus sa nüüd täpselt selle pisiku said, millise trepi käsipuu käest või kes see täpselt köhis seal kuskil, samamoodi on tegelikult neid algeid väga-väga raske leida.
ja tegelikult selliste haiguste puhul sa ei pruugigi neid leida, sellepärast et eriti kui sa oled kasvav noor, kuskil teismeeas on ju nii palju kohti, kus võib tunda ennast halvasti, et kuidagi kas sa võrdled ennast teistega või on hetked, kus sa tõesti vaatad, kõik oleme ju sotsiaalmeedias, eks ole, vaatad, kuidas su sõpradel on nii tore ja mõtled, et nad ei kutsunud sind ja siis see üks hetk ja see jääb sinusse kinni. Ja siis järsku oledki üksinda ja sa ei tahagi kellegagi rääkida. Aga mina ütleks, et muidugi ma olen nüüd juba vana, on ju. Ma olen 25, just sain. Kui vana. Aga minu jaoks on alati olnud kõige olulisem tegelikult sõpradega suhelda ja kuigi ma arvan, et kui ma olin veel pisikene, noor, ma vaatan, et mõned on siin väga noored, siis muidugi nende sõpradest ei pruugi väga palju kasu olla, kuna nad ei tea ka, mida teha, eks ole ju. Aga nii palju on kasu sellest, kui sul on keegi, kes siit vähemalt ära kuulab, et sa võid täiega pitchida ja täiega vinguda ja ma ei tea, taga rääkida keda tahes ja oma vanematest rääkida ja koolist rääkida ja kõik on nii nõme. Aga vähemalt ta kuulab su ära, isegi kui ta ei oska kuidagi aidata. Jaa, aga ma arvan, et tulles tagasi selle juurde, et kust see tuleb, on ju, no siis see tuleb pea seest. Kuigi sa näitad kuskile siia. Tegelikult on Siis siit. päriselt tuleb siit ja nii palju, kui ikkagi seda uuritud on, siis me ikkagi teame väga vähe, mis siin on. Eks see, mida me oskame öelda, ma ütleks, et küsimus on nagu võib-olla isegi halb küsimus, et kui keegi hakkab, ärge kunagi küsige, kus see tuli. Hästi kiiresti leppige sellega, et on. Ja minge edasi, et kuidas paremaks saab, et kuidas sellega nagu edasi saab elada, et see minna tagasi uuristada seda, et miks nii juhtus? Ei ole põhjust nagu ka sellele, et mina siin istun, ei ole mingit põhjust. See lihtsalt juhtus niimoodi. Vähemalt ma tahan nii uskuda, et nii juhtus. Sa ainult arvad, et see lihtsalt See on uskumine. Nii on lihtsam usku, sest ma võin öelda, et keegi ei oska tagasi minna selle ajaratta möödi ja öelda, et siis juhtus. See oli see hetk, on ju. Ja küsida seda väga kaua lihtsalt enese piinamine. Jaa, mina arvan, et sul oli väga tore küsimus ja mul ei ole ka mingisugust väga head tarkuse retsepti sulle vastata kohe, kuigi ma hea meelega seda teeksin. Ja üldse sellest on selles mõttes keeruline rääkida, et iga inimene on nii individuaalne ja mingisugust sellist üldist valemit andes mul kohe hakkab süda natuke värisema, et mingisuguses kontekstis, mingisuguse inimesega see ei pruugi üldsegi töötada. Ja ma ei tea ka, kus läheb piir näiteks sellise loomuliku norutamise ja võib-olla siis sellise norutamise vahel, millega sa peaksid pöörduma mõne spetsialisti poole, et see piir on ka minu jaoks segane. Aga ma tahaksin öelda võib-olla selle kaitseks, selle nii-öelda, kuidas sa siis ütlesid, mingisuguse sellise tunde kaitseks, mida sa ei oska väljendada või millega sul on kuidagi nagu raske toime tulla, et need tunded ei ole siiski ka midagi ebanormaalset või midagi tingimata alati halba, et kui tekib mingisugust seda tüüpi, ma ei oskagi öelda, sa nimetasid seda ka kuidagi, et sul oli ma unustasin ise ära, kuidas ma seda nimetasin. Ütleme selliseid meeleolusid, mis ei ole nii rõõmsad, toredad, neist ei saa nii lihtsalt rääkida. Et nad on siiski alati ka nagu mingi märguanne, et sa ise võib-olla oled kuhugi edasi liikumas, on toimumas mingisugune areng sinus ja kui meil on oma sõbrad, oma mingisugune sotsiaalne keskkond, kus me oleme harjunud teatud mustrites, teatud viisidel suhtlema, siis ühes punktis sa võid avastada, et sa oled muutunud. Sinu tee on kuidagi edasi minemas ja sa ei saa sellel samal vanal viisil oma ümbrusega suhelda, teiste inimestega suhelda, pead otsima mingeid uusi viise ja loomulikult, kellel õnnestub leida mõni hea kaaslane või sõber, see on fantastiline. Kui see ei õnnestu, mina olen proovinud näiteks päeviku kirjutamist. Ja sellel on oma efekt, kui sa oma mõtteid nii-öelda vaatled tekstis, vaatled kirjalikult ja saad nendega mingisuguse distantsi, et seal hakkab mingisugune teatud liikumine, sa võid avastada enda kohta asju, mida sa kohe nii-öelda esimese hooga ei arvanudki, et need sinus on. Aitäh. Nii, et mis me teada saime, sellised tunded ei küsi vanust, nad ei küsi, kes on su vanemad, nad ei küsi, kes on su sõbrad, nad küsivad ainult, et millal ma saan sisse kolida ja kauaks ma siia jään, ma ei tea.
ja siis ta kolib su sisse ja siis ta hakkab siin pesa ehitama. Ja ma ka ei teadnud, ja mida rohkem ma selle peale mõtlesin, et miks see nii on, mida ei tohiks tegelikult, eks ju, küsida, ja mida rohkem ma ei saanud sellest aru, et kust see tuleb või miks mina, et kõik on ju peaks hästi olema, miks ma nutan siin oma toas ja kuulan seda rock-muusikat, emo-rocki, mis kunagi oli väga populaarne. Miks ma seda teen endale? Ja mida rohkem ma seda küsisin ja seda rohkem, seda suuremaks ma tundsin, et see mure mu sees läheb. Ta hakkas kuskilt pihta ja ma jätsin selle ainult enda sees ja ma niimoodi nagu hammustasin sealt ümbert kogu aeg endale ruumi juurde ja juurde, et see must pimedus, et see halb tunne saaks minu sees ainult nagu suuremaks ja suuremaks, sest ma ei hakanud mitte ainult mõtlema, miks see minuga on, vaid ma hakkasin ennast süüdistama. Et kust mina võtan endale õiguse tunda ennast nii kehvasti, kui mul on ju kõik nii hästi. Ja see tuli kogu aeg ringiga, läks jälle tagasi sinna, et ja see on nii raske lõpuks, et ma tundsingi, kuidas ma käisin iga päev lihtsalt sellise taagiga ringi. Samas, jällegi, kui ma kogu selle asja endale õlgadele võtsin, siis ma tundsin, et mitte ainult, et ma ei julge kellegiga rääkida sellest, vaid ma ei taha kellegagi rääkida sellest. Mis tähendas seda, et tekkis 2 Kristelit. Üks oli kodune Kristel, kes istus oma toas, õppis ära, kuulas mussi ja vahtis lihtsalt oma ette ja siis võib-olla üle õhtu nutis, võib-olla nutis iga õhtu, võib-olla nutis nädalas korra, aga üldiselt oli kogu aeg meeleolu, oli hästi halb. Ma ei tahtnud midagi teha, ma ei tahtnud kellegagi suhelda, ma tahtsin lihtsalt üksi oma ette kuskil nurgas niimoodi väikeses pallis olla ja lihtsalt ära kaduda kuskile, ma ei tea kuhu. Peaasi, et ma ei peaks homme hommikul üles ärkama ja jälle olema see teine Kristel, sest teine Kristel elas fantastilist elu. Teine Kristel ärkas hommikul üles, oli mingi, teeme nüüd kõik asjad ära, kool, let's go, lähme ja trenni, lähme teeme kõik ära, sõbrad, davai, lähme teeme mingeid asju, ülikool, tahate nalja kuulda, mul on mingi 567 nalja, mis ma võin kohe koha peal kõik ära teha, nii, see oli lamme nali, pole hullu, tahad sa midagi saada, ma toon sulle, päriselt ka, jumal hea, ja läks kodu uks kinni ja jälle see. Ja oh my god, kui raske see oli kogu aeg. Siis oli see, et see kodune Kristel jõudis koju ja oli sõke, miks sa pead sõkke olema? Miks sa pidid selle nalja tegema sellele inimesele, siin nii lame nali, miks sa üldse teed? Miks sa, kui teised inimesed räägivad juttu, sa ei pea vahele segama ja mingisugused ja lihtsalt kõikusin kodus niimoodi. Sellepärast, et see teine Kristel ei meeldinud mulle endale ka absoluutselt, aga see hullult meeldis teistele inimestele ja ma olin mingi, ta meeldib teistele inimestele, aga mu enda sees oli täielik kaos, sest mina teadsin, et tegelik Kristel istus kodus kogu aeg niimoodi. Ja samas, iga kord, kui ma välja läksin ja sõpradega hängisin, siis tundus see mulle tegelik Kristel, see oli see tegelik Kristel, kõik olid mingi Kristel, see on ju kogu aeg näpud püsti ja ja siis ma uskusingi, et okei, siis ongi 2 Kristelit ühega, kellega ja kumbki ei saa üksteisega läbi. Mis oli jälle see, mis tähendas seda, et seal oli kuskil vahepeal oli jälle siuke, ma nagu nokkisin endale seda mustust aina suuremaks. Samas oli tore, mulle meeldis see, et see Kristel, ta sai nagu vahepeal olla, et ma uskusin, et ma olin päriselt ka tema, et mul ei olnud seda, ma ei pidanud üldse selle musta Kristeli peale mõtlema, sest ta oli mingi mõttetu, mingisugune olevus kuskil, kelle ma olen enda peas välja mõelnud. Põhimõtteliselt oli nõnda, et mõlemad arvasid, et teine on välja mõeldis. Mis oli nagu hästi tore, nii et ma ei tea, kas päris Kristel võib olla seal vahel niimoodi, mis võistlus teil siin on, et kumb siis nagu on, et ja start! Nüüd aastaid hiljem mul on tunne, et see 2 Kristelit said lõpuks keskel kokku, leppisid ära ja ütlesid, et kuule, tegelikult on okei, kui sa oled sa, ja tegelikult on okei, kui sina oled sina. Nii et tuleb välja, et ilmselt vist ikkagi on mul 2 poolt ja see on täiesti okei.
sest ma arvasin, et ma peangi olema üks või teine. See asi muidugi arenes sinna, et mingi hetk ma hakkasin juba võib-olla rohkem aru saama, kust see mustus ja pimedus tuli, sellepärast et iga oli juba selline, et ma vaatasin, wow, poisid, let's do this, aga poisid vaatasid mind, no, ei, Kristel. Mäletan, noorena olid ikka peod, mida me vanematele muidugi, ma ütlesin aastaid hiljem, et mis asja, ma ei olnud Karmeni juures öösel, ma olin kuskil peol. Ja mitte, et teile nüüd öelda, et minge kõik peole, sest see ei ole üldse nii, vaid see oli nii, nagu mina tegin. Ja tehke nõnda, nagu ma ütlen, mitte nõnda, nagu ma päriselt tegin, et ärge tehke seda. Või tehke, ma ei tea, rääkige vanematega läbi, okei. Ja siis pidudel oli see, et kõik mu sõbrannad kadusid mingid, ikka tekkisid mingisugused suhted ja mingid asjad ja värgid, särgid ja vaatasin, näe, sõbranna läheb selle tüübiga, talle meeldis see tüüp nii äge, teine läheb ka selle tüüp nii äge. Ja järsku olin ma üksinda. Sa oled poiss? Okei, davai, ei taha, okei. Ja siis ma olingi nagu nendega, kes olid juba suhtes või kes ei olnud adekvaatsed üldse inimsuhteid looma oma selle õhtuse oleku pealt. Ja istusin niimoodi hommikul kella 6 vaatasin nende kõiki tõtt ja tegime nalja ja kõik oli jumala tore, aga hinges ma olin lihtsalt siuke miks keegi mind ei taha käest kinni hoida või et tule lähme teise tuppa. Ei olnud keegi, ma olin üksi. Ja siis ma tundsin, et seal see ongi, keegi ei taha mind niimoodi. Cool. Ja siis see kodune Kristel oli siuke ja siis see kõik asendus läks suuremaks, sellepärast, et kui teistel kõikidel olid esimesed suhutlused, siis mul oli uued tossud, Vau, see kleit on äge, ma siis ostan selle endale. Karumemmisid kaisutada enam ei saa, see on ka okei, aga vähemalt on kedagi kaisutada. See tegi nii kurvaks, sest nagu sa tahad ju ka, et sul oleks nagu mingi, saad aru, Tanel kirjutas mulle ja see oli nagu ülitore ja liblikad on kõhus ja kõik on jumala äge. Mul oli pigem nõnda, et see tüüp meeldib mulle täiega, mulle nagu nii väga meeldib ta. Okei, ma võtan ennast kokku ja ma kirjutan talle, sa meeldid mulle täiega, et ma ei tea, mida teha. Ma ei vaata sind niimoodi. Davai. See tüüp meeldib mulle täiega. Ma ei olnud selline, kes oli iga nädal oli uus tüüp, see meeldib mulle täiega. Okei, siit ei läinud, sina meeldid mulle. Ma olin niimoodi, et kõigepealt 3 aastat ma olin kaugelt nõnda. Nii tore tüüp. Mine räägi taga, ei, mis asja, ma ei räägi, mis mõttes ma lähen räägin taga lihtsalt, et mingi iga tšau või. Ei, 3 aastat vaatasin ühte, siis lõpuks võtsin õigusukku. Sa meeldid mulle, aga ma sulle ei meeldi, okei, cool, nii. Järgmine aasta, uus, nii. Järgmised 3 aastat, let's go. Selle tüübiga ma jõudsin juba nii kaugele, et kui ma lõpuks ütlesin talle, et sa meeldid mulle, ta ütles, et sa oled nagu mulle mu õde. Yes! Parim asi, mida kuulda. Sa ei meeldi mulle nõnda, sa oled mulle nagu mu õde. Jaa! Mul on juba üks vend, see on cool, thanks. Ja siis oli jälle kodune Kristel siuke, miks? Ja see oli jälle hästi kurb. Kuni lõpuks üks esimesi poissõpru, kes mul oli mu klassivend olnud 1. klassist saadik. Ja ta kunagi meeldis mulle veidi, aga siis ma nägin veits nagu ringi. Ühesõnaga tuli välja, et me olime nagu niimoodi kogu aeg natukene meeldinud vist üksteisele ja värki ja siis 10. klassist saime kokku. Ja 10. klass, mu esimene suhe. Siiamaani täiega armastan seda inimest. Ta hoolis must nii väga ja ta oli väga tore ja ta on siiamaani väga tore, väga lahe inimene. Ma soovin, et kõigil oleks selline esimene poissõber või tüdruksõber, kes niimoodi armastab.
teid, nagu tema mind armastas. Aga mis hakkas juhtuma, oli see, et ta oli terve aeg näinud seda Kristelit. Ja siis järsku, kui me olime kodus kahekesi, ta hakkas tutvuma selle Kristeliga, kes istus arvutis ja vaatas videosid terve päev. Siis oli juba YouTube ka, et ma olin juba siis YouTube'is megateemas. Norutasin, ei tahtnud väga midagi teha, sest et mingi hetk hakkas see Kristel tagasi tulema, sest jah, muidugi, kui suhe algas, ma olin nagu mingi tšau, masendunud Kristel, näeme mitte kunagi, head aega. Ja siis ta oligi, mingi paar kuud hoidis eemale. Ma olin hästi õnnelik, ma tundsin, et ma olen täisväärtuslik inimene, sest mul on keegi, keda armastada. Ja ta vist armastab mind ka, mega hea. Ja siis vaikselt hakkas tulema see, aga ühesõnaga ma ei olnud seda, see, et ma olin järsku suhtes, see ei tähendanud, et see tühjus või kurbus või see miski must nagu täitus, sest et see kurbus ja tühjus, seda sa ei täida teise inimesega. Ja ma sain sellest siis aru. Ma ei täitnud teda teise inimesega kuidagi ära, ta oli liiga väike selle koha jaoks, mis ma olin sinna endale juba söönud. Ta oli nagu hambaaugus oleks liiga väike plomm, kes üritab täiega. Siin ei ole auku! Ei, toiduküvemed ei tule siia, bakterid ei saa siia, aga ta oli liiga väike, sest see suur kurbus oli juba liiga suur ja samas ta ei mõistnud sellepärast, et üks põhjuseid, miks me enam koos ei ole, üks on see, et aeg on ju, aga teine asi, miks me hakkasime lahku minema ja mis nagu, kus hakkasid käärid tulema, oli see, kui ta ütles mulle, miks teised inimesed näevad seda Kristelit, miks minule kodus see vaatab vastu? Sest ta ei mõistnud ja ma ei rääkinud ka talle. Ma ei osanud talle selgeks teha, et ongi 2 Kristelit. Ma ütlesin talle, et jaa, aga kas see ei peakski nagu suhtes niimoodi olema, et inimesed saavad olla 100% nemad ise ja kui me oleme kahekesi, siis sa saad selle päris Kristeliga koos olla. Sest minu peas oli nagu see, et kodus on ju kodune Kristel ja väljas oligi väline Kristel. Need olid kõik, mõlemad olid olemas. Aga tema ei suutnud sellega leppida, sest tema armus sellesse Kristelisse. Ja see Kristel oli täiesti keegi teine, keda ta ei tundnud ära, sest et kui sul on siuke ja siis on siuke, see on täiesti arusaadav. Ja ma ütlesin, et jaa, aga sa peaks ju nagu mind armastama sellisena, nagu ma olen, et miks sa mind muuta tahad ja ma olengi selline. Ja ma läksin väga vihaseks ta peale. Tegelikult suutmata mõista seda, et see Kristel oleks pidanud ka natuke üritama. See Kristel oleks pidanud ka natukene enda sellest mustast august nagu välja vaatama, et nagu äkki ei pea siin mustas augus olema, sest see Kristel oli nii harjunud sellega, et ma istungi siin mustas augus ja ma ei tee midagi sellega. See lihtsalt on, see on üks osa mu elust, see on üks osa sellest, kes ma olen ja sa võid seda võtta või jätta. Me läksime lahku ja siis ma olin jälle seal augus. Ja siis see auk läks nagu jälle suuremaks natukene, sellepärast, et enda peas ma olin juba nii harjunud ennast kogu aeg süüdistama kõiges ja kõiges, mis minuga juhtub, kõik, mis läheb halvasti, ei ole kunagi see, et ikka inimestega läheb halvasti, see oli nagu universum oleks vihane mu peale. See jäid bussist maha, miks alati mina pean bussist maha jääma? Ma tean, et te jäite ka, aga mina! Ja see oli üks kohti, kus ma nagu ei saanud aru, et näiteks üks asi, mida ma tegin, kui ma ka ennast avasin kellegile. Või ma olen tähele pannud vähemalt, et kui inimesed, kes on natukene sellises mustas masenduses ja nad ei taha sealt välja tulla, sest natukene peab olema tahtmises kinni ka see, et sa pead tahtma ennast nagu välja rabeleda seal. Enda pealt vaadates. Me jõuame teieni kohe. See kui ei ole niimoodi päris okei. Aga mis mind nagu on veits
nagu natukene naerma ajanud selle asja juures, on see, et kui ma ka olen kuskile kellegile öelnud, et keegi mind ei taha ja ma mäletan mingile sõbrale, ma kunagi, see oli vist peale seda suhet, kui ma olin mingisugune, see oli enne suhet, vabandust, see oli enne suhet, enne suhet ma ühele sõbrale vingusin, et keegi mind ei taha ja mina olen ju üksinda ja kes see minu poole ikka niimoodi vaatab ja siis ta ütles, et ole nüüd, et sa oled nüüd ilus, tark, osav, sa meeldid mulle, mille peale, aga sa oled nagu mu vend, sellest see nagu ei loe, aga mitte keegi nagu ei taha mind ja täpselt samamoodi on näiteks parimale sõbrale, kui sa räägid, et ma ei tea, ma olen nii masenduses, sest et ma ei tea, keegi nagu, mind ei ole mitte kellegile vaja, ma olen nii tühine ja su sõber on, ma olen su parim sõber ja ma kuulan sind praegu ja ma tahaks, et sul oleks parem, et nagu aga sa oled nagu niikuinii, aga ma mõtlen nagu teised, et nagu mind ei ole nagu kellelegi teisele vaja. Et kuidagimoodi sa suudad isegi oma parima sõbranna või inimese, kes sulle ütleb, et sa meeldid mulle nagu täiega, aga sa mulle ju niimoodi ei meeldi ja järelikult ma ei meeldi mitte kellegile ja keegi mind ei taha, sest et su peas on täiesti aktsepteeritav ignoreerida neid inimesi, kes ütlevad, et ei, see ei ole päris nii, ei, on küll, oot. No tegelikult ikka on küll nii. What's up with that? Et miks tekib see tunne, et isegi kui keegi on su kõrval ja sul on parim sõbranna või parim sõber või kellele sa ütled, et mind ei ole mitte kellegile vaja, aga sa räägid oma parima sõbraga? Seal tuleb tagasi tulla selle juurde, et kas see väljendus on päriselt see väljendus, mis on sinu sees või see väljendus nagu lihtsalt üritab see tähelepanu saada nüüd kuskile, et hakkame nüüd minuga tegelema, eks. Et see üldiselt on ikkagi see üleskutse ja appikarja, eks ole, selline väljendus, et keegi mind ei armasta, selline universaalne üldine väljendus on ikkagi see pigem selline appikarja, et tulge nüüd kõik aidake ja kõik ei hakka meid armastama selle peale, vaid mõni siis aitab lihtsalt. Aga see on väga raske endale tunnistada, et see on see, mida ma tegelikult öelda tahan. Ja ilmselt see on ka loomulik, et me kõik ju mingil hetkel tunneme, et meie oleme need inimesed. Ja ma arvan, et see selline appikarja või see, mis sa enne rääkisid, mulle tundus, see tulen paar sammu tagasi, kus sa olid, et kus mul pigem tundus, et äkki nii päris ei ole, et peaks nagu tegema seda juhei nägu, et minu meelest see enese tunnetega kontaktis olemine oli hästi oluline koht seal, et kui sa lähed välja või sa tunned, et on halvasti, siis nõme pidu on teil. Et kuidas sinna jõuda, et see mõlemalt poolt on tegelikult, mitte et see juhei Kristel peab olema see, kes igal pool nagu vallutab, vaid et kui on nõme pidu, siis Kristel ei ütle juhei, et see tasakaal peab hakkama mõlemalt poolt nagu peale, et siis ta ka äkki tuleb sinna kokku keskele. Aga see mina pildi nagu kaotamine või nende samade nagu enesestmõistetavate sõprade kaotamine on hästi suur hirm, mida tuleb endale, et tegelikult ma kardan seda parimat sõpra kaotada, seda tüüpi, kes on venna eest, eks ole, kardan ka kaotada, et need on tegelikult väga olulised. Aga sellest rääkida nagu ei ole vaja, sest see ei ole mu mure täna. Mis see sinu päris tunne on ja kuidas see jõud, et see nõuab aega ja ikkagi valdavalt siiski, mida me siin täna teeme ka, et kui see tunne on nii suur, et siis nagu abi on. Et mis sa päriselt tahtsid öelda selle, et küsida tema käest, et kõik on halvasti. Kõik oli kogu aeg halvasti. Aga ma ei tea, mida kolleegid siin paneelis arvavad. Mina olen teismelisena palju-palju hullem. Ma mõtlengi, et kuidas ma järgmise etapini jõuan. Mina tegin isegi hullemaid trikke oma sõpradega, et mina tegin selliseid ärakadumistrikke. Tagantjärgi ma muidugi oskan öelda, et see oli sellepärast, et mul oligi see meeletu vajadus, et kuidagi mulle kinnitatakse, et ma olen oluline ja eriline nendele, aga kuna ma meeletult kartsin kuidagi neid kaotada, siis ma mõtlesin, et selle asemel ma nüüd kuidagi pean sinna situatsiooni jõudma, et äkki ma olengi nii halb inimene, et äkki mingi hetk ei tahagi mu sõbrad olla, äkki ma parem nagu lõpetan kõik kohe ära.
ja siis ma kuidagi sisendasin endale, ma olengi selline, ma ei tea, mürgine inimene ja halb inimene, ma ei olegi oma sõpru üldse väärt ja ma kadusin ära. Üldiselt see oli niimoodi, ma kustutasin kõik oma sotsiaalmeediakontod ära, kõik Twitterid ja Facebookid ja niimoodi. Ja alguses ma olin sellega rahul. Muidugi oli raske, oli nõme ja ma olin sellega rahul. Ja siis paar päeva hiljem ma hakkasin kõiki oma sõprade kontosid tšekkima, kas nad räägivad minust, kas nad igatsevad mind, kas nad mõtlevad, et kus ma olen, kas nad mõtlevad minu peale. Et tegelikult mul oli väga vaja seda kinnitust, et nad mõtlevad minu peale ja ma olen ikka nende jaoks olemas. Ja ma tegin seda uuesti aastaid ja ma kaotasin mõned sõbrad selle tõttu ja lõpuks mul oli üks hästi kallis sõbranna, kellega ma ei ole kunagi kohtunud, ta elab Taanis, lihtsalt saatis mulle kirja ja ütles mulle, et okei, see on viimane kord. Ma armastan sind. Sa oled minu jaoks väga oluline. Ma tahan, et sa oleksid minu elus, aga ma ei suuda seda uuesti teha. Kui sa uuesti teed seda trikki, et sa uuesti tahad ära kaduda, siis see on kõik. Ja minu jaoks see oli nagu tõesti see, keegi võttis mul õlgadest kinni ja nagu tõesti raputas mind, et kuule, mida sa tahad sellest suhtest. Ja see ka, kuidas ta nagu väljendas ennast niimoodi väga-väga kindlalt, et ma sain aru, et ta hoolib minust tõsiselt ja et ta ei mõtle seda kuidagi halvasti, et aeg olla, et ma ei viitsi enam sinuga jamada, nagu kao ära. Ta mõtles seda tõsiselt, et ta hoolib minust, aga mingil hetkel see on ka väsitav lihtsalt, sellised tsüklid. Ja minu jaoks oli tõesti nagu selline lüliti, mis oli siis nagu ümber lülitatud, et ma hakkasingi mõtlema selle peale, et kuidas ma ennast väljendan täpselt ja mida ma tegelikult tahan sellega öelda. Ja nagu see oli minu jaoks siuke alghetk, kus ma hakkasin mõtlema selle peale, kuidas ma ennast oma lähedaste inimestega väljendan ja kuidas ka tihtipeale siis, kui ma nendega kaklen. Et kui ma tegelikult ütlen neile, et umbes nagu, et ma ei tea, et sina tegid seda ja seda ja seda, et kas see on tegelikult minu jaoks oluline või tahan ma tegelikult, et see inimene praegu ütleks mulle, et ma olen tähtis ja et ta tahab minuga koos olla. Ja muidugi seda on äärmiselt raske väljendada, aga sellega sa teed ennast haavataks ja sa annad oma tunnetest teada teisele inimesele. Aga minu jaoks on see igatahes suhteid ja sõpruseid palju-palju lihtsamaks teinud. Mul oli selline tunne, et kui ma kuulasin sind praegu, et tegelikult see, mida sa jutustasid, loomulikult need läbielamised olid väga suured, aga teatud mõttes on juba väga hea ikkagi, kui sa oled nii kaugel, et sa seal niimoodi nii emotsionaalselt oma olukorrast nii-öelda ka oma kõige lähedasematele sõpradele teada annad ja isegi nii-öelda heidad neile ette, et nad nagu justkui ei olegi sulle olulised. Et miks see hea on, mulle tundub, et ma nägin vähemalt, et need tunded olid väljendatud kuidagi, et juba emotsioon nii-öelda möllas. Mina tean ka selliseid inimesi, kes on kuidagi kummaliselt ratsionaalsed, et kui hakkavad mingid sellised olukorrad peale, siis kiiresti lahendatakse seda niimoodi, et nendel tunnetel nagu ei lastagi tulla üles, vaid ratsionaliseeritakse see olukord ära, nii et neid konflikte ja ebamugavusi mitte tingimata ühesõnaga neid vältida. Ja kuidagi niimoodi ilma nende tunneteta või mingil kummalisel distantsil nende tunnetega rahulikult nagu elad edasi. Ja samal ajal kannad nagu sükest mingit kummalist seljakotti seal seljas, mis on raske, aga sa ei lase sellel ka nagu lõpuni sellel sisul isegi enda jaoks välja tulla. Nii et mulle tundus, et see punkt, kus sina olid, oli juba täitsa hea, et sealt on täiesti juba näha, mis seis on ja võib-olla saab kuidagi edasi liikuda. Palju keerulisem on see, kui üldse nagu ei saa aru, mis toimub ja inimene üldse midagi ei väljenda. Ja ma pean küll ütlema, et ma nii tunnen nii mõndagi sellist inimest, kes just niimoodi on toiminud. Ma ei taha öelda, et siin nüüd diivani peal mõni selline praegu istub. Ma olen ikka, ma olen sellist kategooriast, mida see kirjeldatud. Aga põhimõtteliselt midagi sellist ma jäin sind vaadates mõtlema. Ma just mõtlesin, et see, mida sa kirjeldad ja oma lapse peale mõeldes, et mina väga kähku hetkel, kui mulle tundus, et mul on mingi probleem oma ümbrusega ja ka oli kodu on kõik kogu aeg alati hästi olnud. Aga hetkel, kui ma tundsin, et enne ma jutustasin hierarhiad, et kui ma kukkusin sinna hierarhia kõige alumisele tasemele, kui ma olin see, põhimõtteliselt, keda ignoreeriti, siis mina läksin ikka koju, ma tegin ikka plaani. Selles mõttes mina ratsionaliseerisin selle küll ära, et kuidas ma saan sinna, kus ma tahan. Ja ma tegelesin selle plaaniga tükk aega. Ja see tähendas tegelikult seda, et see vaene perekond, eks ole, nemad kannatasid, sest see, kuidas see plaan välja nägi, oli see, et ma olin tõeline kaabakas. Ja see ei olnud mina, ma ei kunagi nautinud seda, mitte hetkekski. Ei neid tänavakaklusi ega seda suitsetamist ja alkoholi ja kõike, mis minu nooruspõlv täis oli.
aga seda oli vaja mulle selleks, et saavutada seda, mida ma tahtsin. Ma olin väga ratsionaalne selles osas, et ma tülitsesin kõigiga, kes mulle armsad olid ja nii-öelda tahtsin seda nagu eakaaslaste tunnustust saada, pärast midagi peale poolt hakata muidugi. kui vana sa olid? Ma olen seda ikka palju rääkinud, et minu nooruspõlv oli selline, et ma suitsetasin vanusest 10–14 ja alkoholi tarbimise ma lõpetasin, kui ma olin 18. Et pärast see on seda... täna põnev, on ju. Jaa, siis oli nagu piisavalt saanud sellest elust, nagu võiks öelda, et on kõik need asjad tehtud, eks. Aga see algus oli mingis mõttes ikka tormiline või et see protest oli kuidagi teadlik. Ma tahtsin seda teha. Ma näetan, kus mu matemaatikaõpetaja mulle pärast mingit olümpiaadi, kust ma lihtsalt välja astusin, ütles, et sinust saab üks hea peaga kastitõstja kunagi. Et ma olin nagu kõigi vastu tõesti halb peale nende, kes olid, siis mulle tundusid väga tähtsad selles, et ma oma hierarhias edasi roniksin. Jaa, okei. Meil käis siin läbi ratsionaalsus ja planeerimine ja teiste vastu halb olemine. Kogu selle aja jooksul, mis ma siis olin oma kastis, oma pimedas nurgas, mul ei olnud kunagi plaani. Ma ei teadnud lihtsalt, kuidas nagu nende asjadega toime tulla ja kuidas ma nende asjadega toime tulin. Oli siis, ma arvan, et see äkki jõudis minuni internetis või kuidas ma selleni jõudsin, ma ei tea. Aga mis ma tegema hakkasin selleks, et hetk nagu, jaa, ma tundsin kogu aeg kurbust ja sellist sõnu seletamatut mustust enda ümber ja kuni selle hetkeni, kuni ma enam ei osanud nutta enam selle pärast või kuidagi mul kadus nagu, ma olin nagu vaakumis, kui ma kodus olin. Ma olin vaakumis ja samas, aga ma teadsin, et ma pean nagu sellest vaakumist kuidagi lahti saama. Ja kuidas vaakumist lahti saada, on lasta õhku sisse. Ja ma tundsin, et õhku pean ma siis laskma endasse. Ja ma leidsin enda jaoks fantastilise variandi, kuidas endasse õhku lasta. Ma otsin üles žiletid, noad, käärid, mis iganes terav asi. Ja siis ma leidsin üles oma käe. Ja mingil ajal ma kandsin hästi palju randmepaelu, õnneks ma tantsisin hip-hopi, nii et keegi ei olnud mingi, et see on imelik, et sa randmepaela kannad. Ma kandsin randmepaela sellepärast, et ma olin ennast haavanud ja see oli ainus viis, kuidas ma suutsin jälle nutma hakata või nagu ma tundsin jälle, et ma karistasin ennast, ma tundsin, et see miski, mis siin käe peal, ma ei tea, miks käe peal, hiljem ma leidsin üles ka jalad ja ma suutsin rohkem peita, sest siis oli vaja juba kellegi eest peita, sest et ma tundsin, et niimoodi ma saan midagi tunda. Ja mulle meeldis näha verd oma käe peal, mulle meeldis see, et ma näen, et midagi siit nagu tekib. Ja siis ma tundsin, et ma saan jälle tunda midagi. Nüüd aastaid hiljem tagasi mõeldes, selles oli kõige rumalam asi, mida ma sain teha, sest et ja samas jällegi need märgid, need näitavad, et ma pidin järelikult, ju siis oli vaja. Ju mul oli seda ilu siia käe peale tekitada vaja ja ma tean, et on inimesi, kellel on palju jubedamad armid sellest ajast järel. Ja mul läks väga pikalt enne, kui ma ei teinud seda väga tihti, sellepärast ei ole ilmselt ka arme väga palju. Ma ei teinud seda väga tihti, aga kui ma tegin, siis ma nautisin seda ja tagantjärgi mõeldes on seda nii kurb enda kohta mõelda, et miks ma nautisin seda, kui ma sain ise ennast veritsemas näha, kui ma sain näha, et mul oli valus. Sest järsku see, mis mu peas siin toimus, oli nagu kuskil väljendus. Ja selles suhtes, et alati, kui ma vaatan seda kätt, siis mul on piinlik, aga mul on piinlik sellepärast, et
et ma ei rääkinud mitte kellelegi ja ma arvasin, et see on nagu see üks lahendus, kuidas ma saaksin ennast nagu paremini tunda, aga ma ei tundnud ennast kunagi peale seda paremini tegelikult. Hetkeks, hästi hetkeks, aga päriselt ei tundnud ja nüüd mul on see käsi, et kui ma pean kuskil olema kaamera ees ja ma ei tea, niimoodi tegema ja kaamera võtab lähedalt, siis mul on natukene siuke, ma loodan, et see ei paista välja. Ma ei ole julgenud sellest kunagi nagu avalikult niimoodi rääkida, sest et ta on ikka nagu, ma saan aru, miks ja kust see tuli, aga samas on ikkagi see, et miks ja miks ei tohi küsida. Tohib, aga sa ei pruugi vastust saada. Siivi väga edasi. Ja. Ja ma ei teagi, miks see nagu sinna arenes edasi, miks ma arvasin, et see on, aga see on täpselt sama põhjus, miks ma olen kuulnud, et see on üks variant, söömishäired on üks variant, hakatakse ennast piitsutama nii retsilt, sellepärast, et sa ju ei ole enda arust piisavalt hea ja see karistamine on nagu mingi viis nagu endale kätte maksta. Kas mul on mul õigus? Sest ma tunnen, et ma ise vähemalt, kui ma jõudsin selle hetkeni, siis ma karistasin ja nautisin enda karistamist ja see oli nagu, ja selles suhtes, et ma tundsin midagi seal, kus ma vahepeal enam midagi nagu ei tundnud. Sest kui ma lõpuks sellest üle sain, ma sain sellest üle nii natuke loll, kui see ka pole, tuli välja, et üks mu klassiõde tegi sama asja. Ja siis meil oli korraks siuke, sa oled nagu sõnaved, jaa, okei. Ja mõlemad olime, ja siis mul nagu klikkis ära, et ta on täpselt samas kui nagu mina. Ja siis oli siuke, oh my god, sa ka. Siiamaani üks mu parimaid sõbrannasid, ma armastasin teda siis ja ma armastan teda praegu ka. See kuidagi tegi meid lähedasemaks. Aga me lõpetasime koos ära, me leppisime kokku, et nii, üksteise pärast me enam ei tee seda. Et kui me lepime kokku, et me enam ei tee, siis nii on, see on lubadus üksteisele. Vahepeal me kukkusime uuesti korraks auku tagasi, aga siis oli siuke, tegid jälle ja ma ütlesin, et ei töö ja see oli nagu kuni nüüd aastaid hiljem me pole seda väga ammu teinud. Et see jäi nagu sinna enamasti ikkagi meie lubaduse taha. Kust siuke mõte tuleb? Ma võin oma kogemusest rääkida, et ma võin näidata ka, et mul on armkudet peaaegu rohkem kui tavalist nahka käte peal. Ja arme on mul kokku üle keha sadu, ma ei ole kunagi üritanud neid lugeda. Kuna ma vigastasin ennast kokku üle 10 aasta, ja vahepeal, kui ma üritasin pausi pidada, siis ma põdesin anoreksiat ja treenisin ennast üle. Et minu jaoks väga kõlas praegu see, et kui sa ütlesid, et sulle meeldis seda verd näha, et see mingil määral oli ka nagu siuke nauding, kuna ma tean, et minu jaoks mingil määral oli selline peaaegu isegi tõestus, kuna paljusid vaimse tervise probleeme sa ei saa neid kuidagi näha, eks ole. Et ongi Instagramis ja Facebookis on kõik tundub jumala hästi olevat, eriti kui sul on riided seljas, ei ole suvi ja sa ei näe neid arme, sa ei näe mitte midagi, sa ei näe, kuidas see inimene ennast näljutab ja ta näeb hea välja ja kõik on jumala tore ja sa ei näe seda ja see tundub nagu seda ei olekski. Ja mina alati kartsin meeletult tegelikult seda, et mind ei võeta tõsiselt. Et kui ma hakkan nüüd kellelegi rääkima, ma kogen selliseid asju, et lihtsalt ongi, et see on sinu peas, see on minu peas, aga see ei tähenda, et see ei ole reaalne, eks ole. Ja eriti, kuna ma olin siis noor tütarlaps ja kõik teavad ju, et teismelised tüdrukud on nii dramaatilised ja mõtlevad asju välja ja ma kartsin, et mind peetakse ka lihtsalt selliseks ja mingil määral see, et mul olid need armid ja ma sain ikka mingil määral, ma küll ei näidanud neid kellelegi, aga need olid nagu tõestus. Ja ma loodan, et keegi teist seda ei tea, aga endal viga tegemine ei ole lihtne. See ei ole lihtsalt niimoodi, et sa võtad midagi kätte ja šah, tehtud, kõik on hästi. Siis lähed koolile, või? Jah, Mul on mure. Iga osa sinu kehas tegelikult töötab selle vastu, see on nagu täiesti ebaloomulik iseendale liiga teha. Samamoodi ennast näljutada, see ei ole lihtne üldse, sul on vaja, see on lihtsalt jube asi, seda on väga raske teha. Ja see kuidagi iseendast üleolemine ja see asi, see oli nagu minu jaoks nagu mingi selline haige saavutus. Ja
ilmselgelt oli mul elus midagi väga vajaka, et see mul niimoodi oli. Ja minul ka, ma mäletan veel, ma olin vist 14, kui ma esimest korda näitasin ühele oma sõbrannale, et näed, mida ma teen. Ja tema ei osanud kuidagi reageerida. Ja kui sa ei oska kuidagi reageerida, siis kõige kergem on lihtsalt ära reageeri, ära lihtsalt, okei, niimoodi on. Ja see on tegelikult praegu mul üks selliseid põhikirgesid, et kuidas õpetada noortele inimestele, kuidas üksteise eest hoolitseda. Ja kui sa saad teada, et su lähedane on raskes olukorras, kas on kodus on raske, koolis on raske või on ta hakanud endale viga tegema, siis kuidas sa reageerid ja kas sa üldse reageerid, kas sa kuidagi lähed mingi täiskasvanuga rääkima või sa üritad temaga ise kuidagi rääkida, kas sa lihtsalt loodad, et see läheb üle või sa üritad sellele tähelepanu pöörata. Muidugi iga inimene on väga erinev, et selles mõttes jällegi, seal ei ole ühte lahendust kõigile, aga minu puhul oli see nii, et mina tegelikult väga tahtsin, et keegi võtaks mind tõsiselt ja keegi vaataks mulle otsa ja ütleks, et kuule, see on tõsine probleem, me peame sellele lahenduse leidma. Tule, ma lähen sinuga koos, lähme, me peame kellegagi rääkima sellest. Aga kuna ma seda ei saanud, siis see muudkui jätkus. Ja kuna teismelise iga on väga paljudele väga raske, ja ma arvan, et sa ei olnud üksi selles mõttes, et sul oli üks Kristel oli kodus ja teine oli koolis, et ma arvan, et väga paljud tunnevad ennast niimoodi. Et eriti sellega, et kuna noor inimene, eks ole, kui ta on koolis, siis teda pole popp ja siis on vaja, eks ole ju, kellel on vaja suitsetada, kellel on vaja viimast moodi, siis on vaja kõike võrrelda, on vaja lahe olla ja täiskasvanulik olla, aga kodus oled võib-olla natukene veel laps, eks ole, võib-olla sa mõtled natukene teisiti, tahad teistsugune olla, siis on nagu väga tüüpiline tegelikult, et inimestel kujuneb välja siuke natukene kaks erinevat olevust, eks ole, kaks erinevat mina. Ja ma ütlen, teismeiga on hästi keeruline periood, aga enne seda, kui hakata iseenda kallale, siis hakake üksteise kallale ja ma ei mõtle seda, et hakata üksteisele viga tegema. Mis üleskutse see? Rohkem siuke rääkimise mõttes, et küsige üksteiselt, mis sinul viga on, mis sinul on, kõikidel on raske. Uskuge, nagu te võite üksteise ümber vaadata, siin igal ühel on täiesti mingid omad kriisid ja omad valud ja need tulevad täiesti erinevatel põhjustel ja selle peale pole üldse vaja mõeldagi, kus need tulevad, aga kõikidel on need. Ja väga kerge on oma enda valudesse kinni jääda, aga vaheteeval tasub küsida, kuidas teisel inimesel on ja ma olen ise kogenud seda, et vaheteeval, kui ma keskendun sellele teisele inimesele ja tõesti üritan teda kuulata ja talle kaasa elada, siis mul on endal kerge, ma kuidagi unustan ise ennast natuke ära. Nii on. Kas teil on lisada? No, ei ole neid arme näidata, et nii palju saaks võib-olla näidata midagi, aga see, mis peegelda seda, mis jutus nagu oluline mulle nagu hästi sisemelt kõlas, oli see, just, et see uskumine kuskile teismees, et minuga juhtub see ja kellelgi on enne juhtunud. Mis iganes juhtub, et see kuidagi, ma olen eriline, unikaalne, et siin on nagu sellest egost tuleks nagu lahti lasta, et tegelikult ei ole andeks väga unikaalsed või keegi ei ole, et need asjad, mis meiega juhtuvad, enamust on see kuskil veel juhtunud, võib-olla mitte selles komplektis ja mitte selles ulatuses ja mitte nüüd just selle aja hetkel, aga me valdavalt ikka väga unikaalseid asju maailmas ei koge. Lihtsalt see meie elu esimene kord, et seda nagu natuke lahti lasta ja aktsepteerida, et ma võin küsida, et teised teavad. Et ma olen seda kiusamisest alati rääkinud, et lapsed üldiselt ei usu, et nende vanemad üldse midagi kiusamisest teavad ja minu missioon on alati olnud see, et ma käin selle mütsiga ringi, et teie vanemad on oluliselt paremad kiusajad kui teie ja teie klassikaaslased, sest nad on seda aastakümneid rohkem teinud, eks ole. Et küsige, et seda nõu, et kuidas hakkama saada igapäevastes elusituatsioonides tasub nagu küsida, et see laske oma unikaalsusest lahti, mõelge, et see on enne ka olnud, olge avatud sellele, et keegi oskab nõu anda. Jaa, ma ei oska vist ka midagi väga sellist olulist enam siia lisada, ma jäin lihtsalt mõtisklema selle üle, et tõesti igal inimesel on justkui nagu see tunne sees, et ta on väga eriline inimene ja see on kahtlemata õigustatud tunne ka. Aga teistpidi on tõepoolest imelik, et mõnikord see erilisuse tunne nagu mängib inimesele sellise ninanipsu ja et sa jääd nagu sellesse kuidagi lõksu või see haarab su kuidagi endasse, et ma ei tea, kas see on päris õige üldistus või selline alati paika pidav, aga mulle tundub, et iga inimene saab nagu luua midagi erilist ja teha midagi erilist, aga see, mida me nagu vahetult läbi elame, kuidas me ennast nagu tunnetame ja mis kõik mis on,
et teatud mõttes see teadmine isegi natuke rahustab, et see on alati tegelikult väga inimlik ja need kogemused, mida meie läbi elame, võib sellega enam-vähem arvestada, et me pole nendega üksi, isegi siis, kui sul ei ole vahetult mingisugust sõpra või partnerit, et selle erilisuse tundega on nagu selline kummaline lugu siin elus natuke. Jah, see ongi, et me kõik arvame, et me oleme erilised, samal ajal arvates, et me oleme võib-olla mitte midagi erilist, aga ma arvan, et mida tuleb endale nagu võib-olla teadvustada, on see, et võib-olla me inimesena ei ole kogenud midagi, mis teeks mis oleks midagi nii väga erilist, aga me kõik tuleme erinevat rada pidi, võib-olla ühte kohta. Ja sellepärast ongi see, et vaimse tervisega ei ole sellist asja, nagu ennem ka läbi käis, et näe, mul oli ka niimoodi, mul oli täpselt samamoodi nagu sul ja tee niimoodi ja see aitab sind, et seda retsepti ei ole, kuidas sul parem hakkab, sellepärast, et kui mina, nagu ma siin täna räägin, selline oli minu rada, Hedvigil oli teine rada, kellegil kolmas rada, meil kõigil on erinevad rajad, võib-olla need rajad ristuvad kuskil, võib-olla käivad paralleelis, aga nad on kõikidel erinevad. Ja tänu sellele rajale ei ole vahet, kus punktis sa oled, aga see, kuidas sellest punktist või kuidas sellest august või kuidas sellest välja saada, me peame vaatama omaenda rada. Me peame oma rajast lähtuma. Ja sellepärast ongi psühholoogid ja inimesed, professionaalid, kes aitavad sul seda rada võib-olla käia natuke läbi ja korrastada seda rada ja aru saada. Võib-olla mõningad rajaosad tagasi vaadates ei tundu sulle kõige selgemad ja võib-olla need ongi kuskilt porilombist läbi ja seda rada ei näe päris täpselt ja võib-olla sa olid seal kuskil metsa sees tihnikus ja siis tagasi vaadates on see lihtsalt tihnik seal, aga seda rada sealt päris täpselt ei näe, millisest puust sa kuhu vasakule keerasid. Ja sellepärast ongi meil vaja mõnikord neid inimesi, kes aitavad meil näha, kust me tulime, et me jõudsime sellesse kohta, kus tegelikult on päris paljud. See on sama nagu, ma ei tea, ma võin küll täna olla Tallinnas, aga ma tulin Tallinnasse tegelikult mitte ainult selles suhtes, et mis rada ma kõndisin füüsiliselt läbi, aga see, kuidas ma Tallinnasse otseselt jõudsin oma sünnihetkest kuni selle hetkeni, mis ma siin olen, see on ainult minu unikaalne lugu, minu läbielamised, minu armastused, võitlused, minu vihad, kõik asjad, need on minu ja see teeb meist unikaalsed inimesed. Mitte need võib-olla need konkreetsed üleüldised tunded, mida me tunneme, vaid see, kuidas need tunded meie sisse on kokku pakitud. See on unikaalne. Jaa, me oleme erilised, aga me oleme eriliselt kokku pandud lihtsalt. Mitte nii väga, et sa oled nii eriline, sa oled nii quirky, kõik on quirkid natukene enda arust. Mis ma arvan, et kuhu me võiks välja jõuda, on see praegusel hetkel, et kuidas ma siis nüüd siin olen. Niimoodi, et ma võin vist päris suhteliselt kindlalt öelda, et ma ei ole enam see tüdruk, kes ennast lõikas enda vannitoas kodus, vaid ma olen nüüd see tüdruk, kes hoidis 2 Kristelit eraldi. Ma olen see tüdruk, kes sai mõlema oma poolega tuttavaks ja lasen nendel koeksisteerida niimoodi, et kumbki ei võta liiga palju võimust, kuigi see Kristel võtab veits rohkem võimust. Ja ma arvan, et see on tegelikult okei. See Kristel ei ole enam nii kurb, ta on selline, et ta hoiab mind tasakaalus, sellepärast, et kui ma oleks ainult sellele Kristelile lasknud võimutseda, siis ma oleks maniak lihtsalt. Ja see oleks juba täiesti, kui paljud inimesed arvavad, et ma olen väljakannatamatult selline, siis see võiks palju hullem olla. Nii et see kurb Kristel käib niimoodi vahepeal ennast näitamas, sellepärast, et see, et ma olin kunagi kurvem, kui ma kunagi olin kurvem, kui ma praegu olen. See ei tähenda, et ma ei tohi enam kunagi kurbust tunda.
see ei tähenda, et kurb Kristel on täiesti mu elust eemaldatud, ma olen nüüd rõõmus, mul on nüüd kõik hästi ja kui läheb halvasti, siis pole hullu, me ajame selja sirgu ja lähme edasi, mina ei nuta enam mitte kunagi, sellepärast et ma sain oma masendusest võita. See ei ole üldse see, sellepärast et masendusest võitu saamine tähendab, et sa ei lase enam võib-olla sellel endast nii palju võimust võtta, aga me peame laskma kõikidel tunnetel endast läbi käia. Me peame filtreerima nagu õhupuhastid. Me peame võtma halva õhu ja hea õhu ja kõik läbi laskma, et oleks hea olla. Ja sellepärast ma lasengi, mõnikord ma lasen endal nutta ja ma lasen täiega endal nutta ja siis ma panengi endale kurva loo peale ja nutan veel nagu agressiivselt. Pisarad hüppavad silmast välja, aga ma lasen endal teha sellepärast, et ma tean, et peale seda mul on nii kerge olla. Ma sain selle endast jälle välja, sest ma hakkasin mingi hetk seda enda sisse koguma niimoodi, must, kurb, ütle mulle sitasti, nii hea, kui hea, nüüd ma saan veel rohkem kurb olla. Ja ma lihtsalt hoidsin seda enda sees, aga tegelikult ma oleks pidanud terve aeg seda läbi filtreerima endast, läbi laskma sellest, mitte jääma seisma sellele, et mul on paha olla ja keegi ütles mulle halvasti. Inimesed ütlevad üksteisele kogu aeg halvasti, aga sa pead aru saama, et see, et keegi teine ütleb sulle halvasti, kui sa selle võtad enda sisse ja jääd selle peale seisma, siis see ei pruukinud olla üldse kellegi teise arvamus, see pruukis olla sinu enda arvamus ja sa kuulsid seda kelleltki teiselt, siis sa otsustasid selle ennast defineerima panna. Kui keegi ütleb sulle, et ma ei tea, sa näed kole välja ja sa võtad selle vastu ja mõnda, issand, ma näengi kole välja. Kuigi hetk tagasi sa oled mingi, ma näen nii hea välja, sa näed kole välja, ma näen kohe kole välja. Sa võtad selle nii kiiresti vastu, et sa ei lase enda seest läbi seda. Miks ta niimoodi ütles? Mis tal huvitav halvasti siis võis olla, et ta niimoodi ütleb? Sellepärast, kes ütleb teisele niimoodi? Me oleme kõik erinevad ja erilised ja kõik toredad ja võib-olla ilusad, võib-olla natuke koledad, aga see ilu on vaataja silmadest ja okei, see oli mingi tema teema, davai, tšau. Laseme läbi süsteemist. Ja ma arvan, et ma olen õppinud lihtsalt nüüd süsteemist rohkem läbi laskma. On hetki, kus mu filtreerimissüsteem natuke ummistub ja siis ma natukene kogun endale mingeid asju ja siis lõpuks ma ikkagi kuidagi moodi üritan. Me kõik teame, et netikommentaatorid on üliägedad inimesed, kes on nagu mingi oma ala spetsialistid, maailma põhimõtteliselt, mis universumid on kõik ja kõik värgi, sest nende ridade järgi, mis nad kirjutavad teiste inimeste kohta, võiks ju seda eeldada, et kui sa ise oled nii äge, siis sa võidki teistele halvasti öelda ja mõnikord, see on lihtne öelda, ära loe neid asju, aga ma käin ja mõnikord loen, sest ma tahan ennast sitasti tunda, sest mul on vaja enda süsteemist mingeid asju vaja läbi lasta ja siis ma loen ja siis mõtled, ma hakkan jälle koost lagunema, aga siis ma tuletan endale meelde, et ei, ma olen sedagi endale juba nii palju kordi lubanud, ma olen nii palju hullemaid asju endast mõelnud, kui need, mis nad siin välja on mõelnud. Ja pealegi, need inimesed on kurvad, et nad üldse niimoodi ütlevad ja mul on nendest kahju. Ehk siis, ma ei tea, kuhu ma jõudsin oma jutuga. Aga ühesõnaga, mul on nüüd parem ja miks mul on parem? Sest ma julgen rääkida inimestega, ma julgen läbi lasta endast asju, ma ei hoia mingitest halbadest asjadest enam kinni ja ma tunnen, et ma saan sellega adekvaatselt hakkama. Ja ma tean ka seda, et kui ma tunnen, et ma enam hakkama ei saa, siis on nii palju inimesi, kes mind aitavad ja nii palju inimesi, kelle poole pöörduda ja kelle poole ma pean pöörduma, sest ma ei taha enam kunagi olla see oma toas Kristel, kes nutis täiesti arusaamatel põhjustel, sellepärast, et ma ei tea, emal läks hakklihakaste ei tulnud nii hästi välja kui tavaliselt ja selles olen mina süüdi ilmselt, sellepärast, et maailm vihkab mind ja ma ei taha enam see tüdruk olla. Ma tahan olla see tüdruk, kellel on kord on nii ja kord on naa ja see on kõik jumala okei. Ma ei tea, ma ei oska rohkem midagi öelda. Mul on selline tunne, et me võime öelda sulle sinu etteaste eest aitäh. Aitäh. Et ärge siis kartke ka rääkida. Sest ma arvan, et rääkimine oleks meid võib-olla aidanud natuke rohkem kunagi lapsepõlves, noorusaegadel ja alati ei pea nagu nii suur publik olema, kes sind kuulab, piisab ainult ühest inimesest, aga rääkige oma vahel, küsige üksteiselt.
kuidas sul läheb, kui ta ütleb hästi, ei, aga kuidas sul päriselt läheb, mitte et kookida välja, no midagi peab ju halvasti olema, vaid see, et päriselt ka ma tahan teada, kuidas sul läheb. Küsige üksteiselt rohkem seda. Aitäh Aitäh sulle! teile! Aitäh sulle!